Ühes Ameerika ajaloo kiireimas poliitilises kokkuvarisemises näib, et Tom Massi ei saa esindajaks. Ja see šokeeris paljusid inimesi, sest tõenäosused muutusid nii kiiresti. Mine sinna, mees! Vaata seda! Tõenäosus, et Massi on tegelikult Kentucky 4. ringkonna vabariiklaste kandidaat. See on viimase 10 päeva jooksul märkimisväärselt langenud Cash-Bricki ennustusturu andmetel. Vaata seda! 10 päeva tagasi oli see 71%. Vaata, kus see number nüüd on. See on 44%. Nii et on tõenäolisem, et Massi kaotab, kuigi see on väga napilt. Aga jälle, me peame lihtsalt ootama ja vaatama, kuidas hääled antakse ja loetakse, sest see on üsna tasavägine. Aga iga kord, kui ametis olev kongressi liige kaotab, on ta valijate silmis midagi tõsiselt valesti teinud. Ja sel juhul, kui Massi kaotab, siis sellepärast, et ta läks vastuollu Donald John Trumpiga. Ta tõesti läks vastuollu Donald Trumpiga, kes polnud temaga sugugi rahul. Aga meil on käsil ka mõned teised vaidlused, näiteks see skandaal, mis on puhkenud tema endise tüdruksõbraga. Vaatame, mida Donald Trump ütleb Tom Massi kohta, sest ma arvan, et see annab teile kõik vajaliku info selle mehe kohta. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Vaatame üle. Ma loodan, et te lööte ta homme poliitikast välja. Ma olen ovaalkabinetis ja me võitleme meie riigi ajaloo kõige halvema kongressmeniga. Tema nimi on Thomas Massi. Ta on pärit Kentuckist. Ma loodan, et te lööte ta homme poliitikast välja. Ta on nii halb. Tal on valimised tulemas. Ta kandideerib suurepärase mehe, suure patrioodi Ed Kilraini vastu. Ta on fantastiline. Aga unustage see, Massi on halvim kongressmen meie riigi ajaloos. Hääletab alati vabariiklaste ja heade väärtuste vastu. Nii et vabanege Thomas Massist. Ma loodan, et te seda teete. Jah, ta hääletab alati heade väärtuste vastu ja ta on üks neist isikutest, kes on esile kerkinud, ta on poliitikas olnud juba pikka aega. Üks neist isikutest, kes on tõesti juhtinud seda ärganud vasakpoolsete liikumist, teeseldas, et on parempoolne. Ja ta on selles osalenud ning võtnud seisukohti erinevates küsimustes. Ja ta on korduvalt aktiivselt vabariiklaste vastu hääletanud. Ta on inimesi alt vedanud. Ja see ei tule sulle ilmselt üllatusena, et see mees ei ole üldiselt hea inimene, rääkimata tema poliitilistest vaadetest. Siis on veel tema ringkonna direktor. Ma mõtlen, see oli juba iseenesest nii veider dünaamika, sest tema ringkonna direktor hankis talle selle salatelefoni, eks. See on see telefon, mida ta kasutas naistega rääkimiseks ja mida ta nimetas kõvatelefoniks. Ja nii oligi tema ringkonna direktor sellega seotud. Ja siis see pole kunagi hea, kui vabariiklasel on kõva telefon. Tead, lihtsalt väike nõuanne. Ära omale erektsioonitelefoni muretse. Ja samuti ka nagu alati, kui oli midagi sellist. Mida sa mõtled sellega, et tema ringkonna direktor oli seotud tema kõva telefoniga? Nagu ta läks ja tõi talle tema kõva telefoni. Nii et ta maksab töötajale maksumaksja rahadega selle eest, et ta haldaks tema kõva telefoni, Et minna ja tuua, ma mõtlen, pagan, ta on mind lennujaamast peale võtnud. Ma mõtlen, mitte töö ajal, ta ei toonud mind lennujaamast töö ajal, aga ta käib talle näiteks toorpiima toomas. Hakka rääkima Thomas Massi töötajatega ja vaata, kui tihti tema ringkonna direktor tegelikult ringkonna kontoris kohal on. Vaata, milline üllatus. Mees kuritarvitab oma võimu. Ma mõtlen, kes oleks võinud seda ette näha? Tõde on see, et Kalshi inimesed tegelevad sellega väga aktiivselt ja ausalt, mulle tundub see täiesti põnev. See on Thomas Massi, 70, 80, 70. Pou! Kukkus 43%-ni. Milline uskumatu langus. 10. mai. See on lihtsalt sõna otseses mõttes hullumeelne langus. Ja ma arvan, et praeguseks või selleks ajaks, kui see video üles läheb, oleme kuulnud, et Ed on ilmselt uus kandidaat. Aga tõsiselt, kas te olete midagi sellist varem näinud? See on täielik poliitiline anomaalia. Muide, Kalshi toetab seda episoodi. Nii et kindlasti laadige alla Kalshi rakendus ja kasutage koodi MIRA, et saada $10 soodustust, kui teete $10 tehingu. Kalshi on KALSHI. Pange oma raha oma ennustuse taha. See on sama hääletussüsteem, mida kasutati, sama ennustusturg, mida me vaatasime esimeses videos, et näidata, kui kiiresti kõik muutus, sest see tõesti on muutunud täiesti tohutult. Okei, vaatame siis, mis siin veel toimub. Loeme selle tüdruksõbra kohta.
Cynthia West süüdistab esindajatekoja liiget Thomas Massit, kes väidetavalt survestas teda seksuaalaktideks ja lasi ta väidetavalt vallandada pärast seda, kui ta tagasi lükkas. Ta väidab ka, et Massi pakkus hiljem vaikimisraha ja konfidentsiaalsuslepingut, et ta vaikiks ning ametlikud kaebused esitati väidetavalt 2025 aastal. Jällegi, pole üllatav. Nagu ma ütlesin, see oli väga intensiivne, väga kiire. Ta tahtis väga kiiresti järgmistele etappidele liikuda. Lõpuks sain ma lubaduse sõrmuse. Veetsime palju aega koos, kui mul polnud lapsi, sest mul oli nädal lastega ja nädal ilma. Nii et me kas rääkisime ja kirjutasime üksteisele või kui mul polnud lapsi, siis olin kas Kentuckys või tema tuli minu juurde. Ma lihtsalt ei suuda neid lugusid taluda ja näiteks loeme, mis siin kirjas on. Thomas Massi ütles, et me peaksime uskuma iga Jeffrey Epsteini ohvrit. Ta ütles, et president Trump on pedofiilide kaitsja. Thomas Massi elab klaasmajas ja on juba ammu kivisid loopinud. Cynthia West, Thomas Massi süüdistaja, liitub minuga sellel pühapäeval intervjuuks. Ta väärib võimalust oma lugu rääkida. Ta väärib, et teda kuulataks. See ongi tema, eks? Olgu, nüüd loeme, mis siin juhtus. Endine kongressi töötaja ja endine tüdruksõber Cynthia West ütles mulle, et Massi oli väga kontrolliv poissõber ning käskis tal kustutada oma X-konto, et ta saaks kontrollida tema veebipõhist kohalolekut ajal, kui nad käisid 2 kuud pärast seda, kui tema 30 aastat abielus olnud naine suri. PR West ütles, et Massi suhtles temaga läbi salatelefoni, mida ta nimetas oma erektsioonitelefoniks ja viitas erektsioonidele, mida ta sai paljudelt naistelt, kellega tal olid seksuaalsuhted pärast oma naise surma. PR West ütles mulle, et seda salatelefoni haldas väidetavalt Tom Massi, direktor Chris McCain, kes tema sõnul korraldas Massi suhtlust naistega, kellega ta oli seksuaalsuhtes. Nii, et kui nad kunagi meediasse pöörduksid, saaks McCain ajutise telefoni hävitada ilma, et oleks võimalik jälile jõuda Massi pärisnumbrile ja kongressi kontorile. Bombib! La Cynthia käis Masseiga 5 kuud. Alati jõuab asi samade asjadeni tagasi. Ja jälle need inimesed lihtsalt alati, nad teevad alati samu vigu. Ausalt öeldes on see natuke igav. Vaatame, mida Tamla Gina selle teema kohta ütleb. Ja sõbrad, see on minu jaoks raske vestlus, sest ma tõesti uskusin sellesse mehesse. Ma tõesti tegin seda. Ma toetasin teda mõnda aega, isegi siis, kui tema ja president Trump omavahel tülli läksid. Mõnes küsimuses on ta olnud hea. Aga ma ütlen teile midagi. Ma pole kunagi olnud ühegi poliitiku suhtes nii pettunud kui Tom Massi puhul. See on päris tugev väide. Ma hoidsin sellest võistlusest enamasti eemale ega kommenteerinud seda eriti. Sest Kentucky inimesed valivad ise, keda nad tahavad. Kui nad tahavad Tom Massi, siis mina ei ela selles ringkonnas. Ma elan Floridas. Valige ise, keda soovite. Tema vastane tuleb siia umbes tunni aja pärast. Küsime mõned küsimuse teemade kohta, mis teile olulised on. Loata relvakandmine, Iraan, NATO. Kuid kui ma sinna positsioonile jõudsin, ei suutnud ma uskuda, kui suur petis see mees oli. Ma mõtlen, see oli lausa eepilisel tasemel petis. Mis iganes te sellest mehest arvate, ma ütlen teile, mul pole siin oma huvi. Ma toetasin teda. Ta on täielik petis. Peres. Huvitav, miks ta seda ütleb? Ta otsustas teha mingi rahakogumise asja ja lihtsalt täielikult valetab inimestele minu saavutuste kohta seal. Lihtsalt valetab sulle näkku. Ma proovisin mitu korda seda meest enda juurde kutsuda, et talle anda ülevaade ühest juhtumist, millest ta Twitteris pidevalt targutas ja tekitas sellega muide tõsise probleemi. Ja ma arvasin, et ta usub nõuetekohasesse menetlusse. Väidetavalt on ta libertaarlane, aga tahab juhtumit X-is arutada. Ja ta ei teinudki seda. Ma olin seal märtsist kuni selle aasta jaanuarini. Sa tead, mitu korda ta tuli külla ja küsis nende juhtumite kohta, hoolimata mitmest pakkumisest, nende juhtumite kohta, millest ta pidevalt argutas, kus me oleksime tegelikult saanud talle rääkida. Mitte kordagi. Ja ta ei ütle sulle midagi. Kõik tema jama vastused, tema võlts kogukonna märkused, see kõik on lihtsalt tähelepanu kõrvale juhtimine sellelt, et ta ei taha seda tunnistada. Talle pakuti nende teemade kohta üksikasjaliku ülevaadet teatud tingimustel. Aga ta targutab X-is, et rünnata president Trumpi ja teisi ning nõuetekohast menetlust. Oleks saanud talle kohe selgeks teha, aga ta lihtsalt ei tahtnud seda teha. See, mis toimub, on hullumeelne. Vaatame, kas tulemused on juba käes. Kas ta võitis? Kas ta võitis? Või kaotas ta?
muidugi teevad nad sellest Iisraeli teema. Kentucky congressman, kes on läinud presidendiga vastuollu föderaalkulutuste ja Epsteini toimikute osas, seisab teisipäeval silmitsi vabariiklastest valijatega. Jällegi, mis selle juures huvitav on see, et nad on kuidagi suutnud selle Iisraeli teemaks keerata, mis on lihtsalt nii rumal. Aga Trump on Massi vastu välja astunud. Thomas Massi väärib kaotust. Ma tegelikult olen sellega üsna nõus. Vaatame, mis saab. Me ootame tulemusi ja loodetavasti tulevad need varsti. Ja hea, kui see mees tõesti oma koha kaotab. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid, Maasa.